Tere, Lauri! DevOps, alustame sellest, et DevOps on üldse selline nagu natukene selline keeruline sõna, et mida mõtestatakse erinevat pidi. Ma saan aru, et selline nägemus on selles, et kuna muidu vanasti olid arendajad, eks ju, siis on olemas nagu operations, eks ju, et siis me saaksime tegelikult süssadminidest lahti, arendajad teevad kõik ise ära. Kas see on nagu ka sinu nägemus või kuidas sina mõtestad DevOpsit enda jaoks? No ega see, mida sa nagu rääkisid, on see töökultuuri nagu viis ja kuidas seda nagu nimetatakse, eks ju, aga võib-olla see, millest mina tahaks täna rääkida või siin tutvustada, on pigem nagu selles, et kuidas seda reaalselt ellu viia. Et kui see nüüd ühe ettevõtte sees organiseerida, et sul on operations mehed ja sul on arendajad mehed, paned nad ühe laua taha tööle, siis on nagu üks viis. Ja kust ma nüüd siis selles mõttes veel sinna nagu selle kolmanda mehe ehk sinu võtan, et mida sa nagu siis nagu... Mina olen DevOpsist saanud aru niimoodi, et mul ongi mingisugused majasisesed erinevad rollid, eks ju, ja nad arendajad saavad nüüd nagu rohkem tegeleda selles mõttes selle ka jälgimise, kuidas asi tarnitakse toodangusse, kuidas see käib, aga see on ju nagu minu pundi sisene. Kubernetes on kõigil sama, ma kasutan kusagil mingi Kubernetest. Kuidas teie mängu tulete? No, tegelikult ongi see, et me elame sellest teenusepakkujate ringis, kus väga palju teenused ostetakse, siis see nii või teisiti, eks ju. Ja siin ka tuleb mängu see, et tüüpiliselt ka arendajad ei ole ju majasisesed. On keegi väline partner. Teie infra pool on väline partner. Kuidas panna need kõkku tööle ühte nagu töökultuuri? Nüüd see, millest võib-olla meie täna räägime, on pigem tulenud sellest reaalse elu vajadusest, mis Telial, kes on olnud teatavasti tugev infrapakkuja. Infrateenused, infra ise, eks ju, seesama Kubernetes, millest sa mainisid, palun, tulge võtke meie käest, aga see ei ole tänane teema. Tänane teema on see, et kuidas panna tööle see tiim ja miks panna seda tööle teenusepakkujaga koos. Et võib-olla pigem nagu rääkida sellest, et miks. Okei, kujutab ette, et ma olengi siis mingisugunegi arendusmaja, kuidas me saaksime nagu liidestuda selle sinu protsessiga. Mida ma saaksin, mis see lisaväärtus oleks, mida sa annad mulle? No, kui sa oled tarkvaraarendusega ilmselt kokku puutunud, siis sa tead, et ega väga paljusid asju tarkvaraarendajad teha ei taha. Nemad tahaks klapid peas istuda võib-olla kuskil omas nagu koodis, aga väga palju sellest tegelikust poolest on ka sellise troubleshooti, reaalse protsessilise vastutuse võtmine, kogu see töö ütleme selle töö elus hoidmine niimoodi, et ta igapäevaselt toimiks ja toetaks konkreetselt seda äri, mitte ei oleks nagu arendaja juhitud, eks. Ja seal on nüüd Telial väga pikk kogemus, nagu lihtsalt, mis on tulnud läbi kogu selle erinevate stackide, mida me oleme pakkunud, et alates monitooringutest, alates helpdeski tiimidest, kogu see ahel on nagu kaetud. Meie ise sinna nagu tarkvaraarenduse valdkond otse ei lähe, aga me tuleme kaasa väga tugeva know-how'ga kogu sellest infra poolest, kogu sellest protsessilisest poolest ja kuidas seda reaalselt ellu viia ja kuidas teda nagu iga päev toimimas hoida. Mida ma ise näen igapäevaselt on see, et meil ongi platvormi tiim, eks ju, kes paljuski teeb valmis tööriistu teiste jaoks. Ehk kas ma võiksin mõelda teist nagu meie platvormi tiimist, kes, kui me võtame selle mis tahes platvormi, olgu see Kubernetes selle all, siis sa tuled ja aitad minul seada selle süsteemi ülesse ja seada ülesse kõik need protsessid, siin otsa võib-olla monitooringu, turvamise, logide käituse, kas see on midagi sellist? Jah, täpselt, et tabasid nagu selle punkti pihta, et tüüpiliselt mis jääb tegemata on, et võetakse üks ülesanne, see on mingisuguse konkreetse tarkvara tüki valmis saamine. Kuidas see tegelikult pärast käiledavaks seda, kuidas teha see moodsad sõnad CI/CD, eks ju, kuidas ta continuously kogu aeg saaks olla toetatud ja arendatud. Ja siin on nüüd see pool, kus meie nägemus on selline, et koos kliendiga, koos kliendi võib-olla arendajaga, kui see ei ole majasisene tiim seal, lepime kokku teatud raamid, kuidas standardiseerida teatud tööviisid, teatud töövahendid, need tehnoloogilisi asju on seal päris palju, sellele maane, mis toetaks seda arendajat võimalikult palju, aga tegelikult oleks pärast ka nagu hallatav. Et see on, me ise nimetame tihti selliseks teenusesse sisenemise või teenuse tarnefaasiks, et mille käigus siis tüüpiliselt 2 kuni 6 kuu jooksul tegelikult viiakse ellu need muudatused või viiakse tegelikult midagi
üldse uuele platvormile tihti, sest tihti on ka see, et arendaja tegi mingi tüki valmis, tal on see pokis või demos olemas, aga kuidas seda nagu päriselt kasutama ja jooksutama hakata, et see tuleb kõik nagu ära teha. Ja peale seda saab siis minna selliseks nagu pikemaajaliseks teenusefaasi. Et mis olen just näinud ka seda, et kui mul on võib-olla vaja mingisugust varasemat rakendust viia üle uuele platvormile, siis sellega kaasneb selline, ma ei tea, nagu stress ja tööaja kulu selleks, et mõelda, et okei, et kuidas ma nüüd selle asja, mis mul tavalises nii-öelda sellises VM-i, VPS-i kontekstis on toiminud, kuidas ma selle panen korrektselt töötama niimoodi, et ta vastab mis iganes best practice itele. Et see on tegelikult minu jaoks raske, te võtaksite tegelikult selle töö minu pealt ära, et ma annangi, me räägime läbi, tähendab mitte ma ei anna oma karbisema toodet, vaid me räägime läbi, mis on nagu parim meetod selleks, et minu rakendus tõsta pilve kuhu iganes, eks. Täpselt, see ongi see, olla selle integraatori rollis võib-olla mingites sammudes, olla nii-öelda nõuandja rollis eelkõige just selles aluse infrastruktuuri ja selle hallatavuse mõttes ja näiteks väga olulised kohad on olla tarkvara arendajale nõuandja rollis selles osas, mis puudutab pärast igasugust troubleshoot'i võimekust, monitooringu võimekust ja nii edasi, et see on see pool, mida kindlasti on vaja, aga võib-olla ei ole arendaja esimene ülesanne. On sul juhuslikult tuua ka mingisugust sellist nagu nii-öelda anonüümset reaalelulist näidet, et kuidas teil on näinud ja mis tegelikult selle DevOpsi kui teenuse pakkumise poole pealt on olnud sellist aha-momenti või sellist, kus on näha, et selline nagu instant return of investment? No, ütleme, seda on võib-olla nüüd raske kohe ühe näitena tuua või mingisuguse konkreetse asjana, aga ma võib-olla nagu keeraks selle selleni, et kuidas meile on üldse jõudnud need nii-öelda juhtumid ja kuidas me need kliendid on nagu nii-öelda, kas meid leidnud, meie kliente leidnud. Et mulle nagu esimesena meenub sellise nagu, mis kliki koht on see, kus tarkvara arendaja teinud ühe toote valmis. Ta annab selle kliendile üle ja nüüd klient avastab, et tegelikult on funktsionaalsus tore, aga ma tahaksin siia arendada edasi, seda, aga tarkvara arendajaga leping lõpeb. Kuhu me seda majutame, kes võtab vastutuse, just nimelt vastutuse üle kogu selle asja üle ja kes on see nõustaja ja konsulteerija ka järgmistele arendajatele, kes tulevad mängu. Et võib-olla see on nagu selline koht, kus ma olen näinud nagu kõige suuremat kasutegurit. Kas sealt tekib ka mingisugune side, ütleme sellise, nagu mina nimetan seda nagu rakenduse haldusega, selles mõttes, et mitte, et keegi käib kusagil sisuhalduses midagi muutmas, vaid just, et nagu jälgib, et see rakendus on uuendatud ja nii edasi. Kas see teie teenus areneb sinna ka edasi just, et kui mõelda need eelmine arendaja, järgmine arendaja, võib-olla veel 2 arenduspartnerit, et olete selline nii-öelda, ma ei tea, üks kõnekeskus või üks support desk, kellega öelda, et kuule, et meil on sellega probleem, et kuule, et ütle nüüd, et kes neist 3 tüübist on nagu see, kes peaks seda lahendama? No tihti jah, me oleme muutunud nagu selleks nii-öelda kontaktikeskuseks või selleks infohoidjaks, eks ju, et arendaja, kuni selleni välja, et arendaja on oma koodi repo nii-öelda istutanud, aga võib-olla tema leping on lõppenud või tema konkreetsed inimesed, kes selle taga olid, on vahetunud. Et me oleme tihti muutunud selleks pidepunktiks, kes siis teab, kus see on, mis alustel see oli, mis seal reeglid olid ja nii edasi, et see on tihti meie nagu tugev roll. Aga üks asi veel, mis ma tahtsin lihtsalt nagu võib-olla vastu küsida, et mis sa arvad, kui lihtne on hoida neid inimesi tööl, kes tekiksid nii-öelda oleksid võimelised? See on väga valus küsimus, järgmine. Aga okei, see on väga selles mõttes, ja see on hästi oluline küsimus, sest et tegelikult ma rääkisin just ühel teisel üritusel erinevate arendusfirmadega, nad ütlesid, et nad võtavad näiteks UX-i disaini teenust teisest firmast, sellepärast, et neil endal ei ole UX-i tiimi. Ehk kui mul oleks üks mingisugune, mis iganes opsi poole kunn majas, siis tõenäoliselt sureks üksindus. Seda oleks nii-öelda oma mingisuguse liiga ainuke esindaja selles mõttes, et ma saan aru, et sinu point on selles, et tegelikult see, et teil on olemas seltskond, kes teab, on see, et nad saavad omavahel nõu pidada, nad saavad koos areneda ja selles mõttes ilmselt tähendab on ka võib-olla palkamise küsimus mõnevõrra lihtsam. No, täpselt, et ja nii see täpselt ongi, et kui lihtsalt mõelda seda, et kui suuremad võimalused on teenuse pakkuja juures erinevate klientide erinevate lahendustega nii-öelda kaasa mängida ja meil on ka võimekus tänu sellele optimeerida neid inimesi, tegema neid kasulikku tööd, et me suudame neid hoida. Positiivse poole pealt on tulnud meile küsimusi ka workshopi. Kas DevOpsi kui teenuse pakkuja asi peaks olema kliendi äriteenuse konteinerite up-to-date hoidmine?
Ja see on üks hästi tüüpiline nii-öelda küsimus, et me küll nii-öelda selle nii-öelda DevOps tiimi liikmena tüüpiliselt võtame selle vastutuse, et meie asi on need konteinerid nii-öelda see deploy ja see deploy vastutus ja selle eest kogu see protsessiline pool on tüüpiliselt meie teha. See, mis seal sisu on, mis nii-öelda see reaalne väärtus, äriline väärtus on, selles me nii-öelda ikkagi töötame koos arendajatega. Järgmine workshopi küsimus. Kas niimoodi ei teki ohtu, et äritellija enam ei saa aru, mida ta tellib ja peaks üldse tellima? Mingi hetk on oskusteave DevOpsi teenuse pakkuja taskus, kuidas seda vältida? See on võtmekoht. See on üks väga võtmekoht, et ma olen ise nii-öelda tunnistanud või öelnud mitmetele klientidele, et tark tellija on ikkagi alati nii-öelda oluline koht, et kui selle DevOpsi virtuaalse tiimi moodustamine on, siis me alati ühe esimese küsimusena küsime, et kes on selle liider, kes veab ja kuidas me neid kokkulepped teeme. Et siin ei ole nagu sellist ühte malli või mudelit, et tellija tahaks olla alati see liider. Võib-olla see tuleb tarkvara arendaja poolt, aga võib-olla see on tellija ise. Kui see on tellija ise, oleks võib-olla teatud mõttes kõige ideaalsem, aga jälle see on nüüd inimressurssi ja oskusteabe küsimus, et kas sellel kliendil on see olemas. Ehk siis vastus on selline, jah, see oht on, aga see ongi selle teenusesse sisenemise faasi kokkulepete küsimus. Ja samuti tegelikult ilmselt mingi product owner võiks olla siis ka vahest selles mõttes kliendi poole pealt ja kes siis tegelikult hoiab seda aru, et mida nad tellivad ja miks nad tellivad ja mis on selle äriline vajadus, eks ju, ja siis lihtsalt selline tehnilisem pool offload itakse teile. Mul on aega veel 40 sekundit. Viimane küsimus. Palju sul tegelikult siis nagu praegust umbes neid selle poole kliente on selles mõttes, et kas me räägime mingist pilootteenusest, see on midagi, mis on 2 aastat juba toodangus olnud või 5 aastat? No, me tegelikult räägime täna teenusest, mis on olnud päris toodangus 2+ aastat. Aga kus siis nagu järjest on, see teenus on ka nagu nii-öelda ajas natukene muutunud, et ühest küljest me iga kliendi puhul näeme midagi uut, aga meil on saanud suhteliselt paika juba nagu see protsessiline pool, kuidas seda teha, kuidas teha kokkulepped, mis on olulised kohad, need samad product ownerite ja vastutuse ja teabe küsimus näiteks on üks oluline asi, et see kogemuslik pool on olemas ja mis veel, me oleme suutnud mehitada endale supermeeskonna. Et see on väga suur väärtus, et ma ise olen nagu hästi õnnelik, et meil on olemas tõesti inimesed, kellesse mina mitte nii tehnilisena saan nagu tõsiselt uskuda. Aitäh, Lauri! Ja ma olen muudel üritustel kohanud, et tegelikult ka tellija sisemiselt rakendab oma arenduste osas sarnaseid protsesse, nii et selles mõttes tasub alati küsida neilt, kes teavad, kuidas teevad ja nagu öeldakse, tarbivad oma isiklikku koeratoitu ehk et kasutavad samu protsessi ka majas. Aga meil on aeg võtta ette järgmine esineja.